Ma palun avakõneks lavale Eesti Vabariigi presidendi. Tere, aitäh, Kersti Kalevaid. Tere kõik see pere. Ma istusin siin ja mõtlesin selle peale, kuidas ma seda maja esimest korda nägin. Käisime Arvo Pärdiga siin siis, kui seda puitu veel ei olnud, mis praegu seda betooni mõnusasti vooderdab. Aga oli aru saada, et selle maja arhitektid, kes on itaallased, et nemad olid suhtunud sellisesse asja nagu põlismets linna südames, mida Lohusalu nende vaatepunktist nagu kahtlemata on. Niisuguse pieteeditundega nagu meie mitte kunagi oma metsa ei suuda suhtuda. Sellepärast, et meil ta on. Meil on teda nii palju. Samamoodi ma olen mõelnud, et me ei hoia ju vett eriti hästi kokku, sellepärast, et me teame, et meil on magevett hästi palju, et olukord on selline, nagu Aafrikas on noorte inimestega, et nende jaoks on üks noor inimene sama vähe väärt kui meie jaoks liiter magevett, sest neil on neid jälle väga palju. Et maailm on hästi paradoksaalne, et tõepoolest tulin täna õppuselt, hommikul käisin Okas, kaitseväe õppus metsas, oktoobrikuu, ja sa tunned, et see on nagu oktoobri keskkoha kohta nagu mõnus on olla seal metsas. Sõbrad visksid kõhul üldse ei olnud kellegi ei külm, ei märg, eriti märg natuke, aga mitte väga hull. See tegelikult ei ole see, mida me mäletame kas või oma lapsepõlvest. Mina olen sündinud aasta lõpus ja raudselt oli lumekarantii minu sünnipäeva ajaks ja tavaliselt oli talpikannid, tuli hästi paksu paberi sisse mässida, sellepärast et nad ära ei külmuks. Meil oli peaaegu 4 kuud lumekarantiiga aega. Esimene must sünnipäev, ma arvan, ma olin ülikoolis ikka juba, kui see juhtus. Ja nüüd, kui me mõtleme, siis meil vist ei olegi enam. Me ei saa öelda, et meil on 4 või 6 nädalat lumekarantiid. Isegi seda meil ei ole. Me tavaliselt saame kätte oma 4-6 lumist nädalat, aga sellest on vähe. 10 000 aastat on inimtsivilisatsioon maal kasvanud ja arenenud ja nautinud stabiilset kliimat ja rikkalikku bioloogilist mitmekesisust. Aga me ilmselgelt oleme oma planeedi viinud taluvuspiiri lähedale. Et meil siin on seda isegi endal raske nagu tajuda, aga eile näiteks tulid Eestisse Araabia Ühendemiraatide üks suurem kinnisvarakontsern Emaar Grupp juhid. Ja nende visiit sai alguse sellest, et me istusime Araabia Ühendemiraatides, siis nalja pärast ikka ütled, et nad on suured turismiarendajad ja Euroopas ka Nitsas ja mujal. Et meil on ka väga palju randa, et kilomeetrite kaupa võib-olla isegi 100, aga külm on. Ja sa näed, et inimene teritab kõrvu, küsib, et kui külm, et kas külmem kui Hollandis. Et teed natuke parem kui Hollandis, tuul ei ole nii kõva Põhjamerel, puhub väga ja laine on kõrge, et ma arvan, meil on paremad rannatingimused. Ütleb, et vaata, et meil on siin inimesed on käinud alati Nitsas puhkamas, aga nagu pole pointi minna, meil on kodus 50, seal on 40, et see vahe on liiga väike. Et kõik need asjad siin muutuvad ja tegelikult käies mööda maailma ringi sa saad aru, et kuskil on inimesed, kes ei saa karbimunadega poest koju tulla, need munad hakkavad kalgendama. Oleks see alati nii olnud, oleks see talutav, aga see ei ole alati nii olnud. 30 aastat tagasi oli ka nende jaoks 40 kraadi oli palav suveil. Täna on 50 kraadi palav suveil. Et see kõik tegelikult nagu ka toimub. Ja mis eriti kurvastab siis on see, et nüüd öeldakse, et et enam on nagu pole erilist mõtet eitada, et toimub. Aga nüüd on mingi uus selline eskapismi vorm on see, et enam ei ole midagi teha. Et mis me ikka, et me oleme ju inimestena nii väikesed, et me ei suuda ka omaenda tegude tagajärgi likvideerida. Et isegi nagu peenemad ja sellised, kes üritavad mõelda eriti teaduslikult, räägivad, et läheme siis siit planeedilt minema, et mingi osa inimesi ikka leiab kusagilt mõne teise planeedi, kus asuda. Bioloogina minagi pean ütlema, et märksa lihtsam ja mõistlikum, kui tahta tõepoolest elu kui sellist, ehk siis DNA-d siit planeedilt minema saata lootuses, et ta leiab kusagil mujal koha, kus uuesti areneda kas inimeseks või millekski muuks mõtlevaks, siis praktiline on kasutada baktereid, mitte inimesi, sest bakter lihtsalt talub kosmoses rändamist oluliselt paremini kui inimene. Nii et ma ei tegeleks nende eskapismi vormidega. Et mul on selle kõige taustal väga hea meel, et Eesti, kes küll ei saanud ÜRO kliimakongressil üldse sõna, sest seal oli nõutud nagu lubadused, aga meil ei olnud tollel hetkel midagi lubada. Et kõigest mõni nädal pärast seda, kui see kliimakonverents toimus, Eesti siiski liitus Euroopa Liidu nende riikidega, kes toetavad kliimaneutraalsust. Ja sellest hetkest, kui Eesti
on otsustanud sellega kaasa minna, mitte näiteks Euroopa Liidust lahkuda või pikaajalist erandit taodelda. Sellest hetkest tegelikult ei olegi enam vaja arutada, et kas teha või mida teha, sellepärast et õnneks on see maailma suurim ja rikkam ühisturg nimega Euroopa on kehtestamas iseendale universaalset turumoonutust, mis ütleb, et energiat tohib toota küll, aga ainult CO2 neutraalsel moel. See on ka ainus viis, kuidas ma näen, et seda planeeti on võimalik päästa. Ja ma näen seda sellepärast ainsa viisina, et lihtsalt maailmas ei ole ühtegi teist piisavalt rikast ja suurt piirkonda, kes saaks iseendale sellise piirangu kehtestamisega hakkama, sest eurooplased on maailma kõige kliimateadlikum rahvas, ameeriklased mingil põhjusel ei ole. Ja mind tabab tihti New Yorgis kliimaraev, kui ma seisan konverentsiruumi ukse taga õues ja mu varbad külmetavad, sest seest tuleb nagu seda konditsioneeri õhku, eks ole. Aga eurooplased on kliimateadlikumad ja me oleme valmis võtma need sammud ette. Me oleme võib-olla natuke kinni jäänud selle projekti kulupoolde. Mul oli ka hästi kurb kuulda, et see SEI raport, kliimaneutraalne Eesti, et sellest läks lendama see 17 miljardit kulupool. Ja ma ei hakka üldse rääkima tulupoolel sellest, et planeedi päästmine tõenäoliselt on ka hindamatu vara. Aga tegelikult ma võtsin selle raporti ja siis võtsin Põhjamaade ministrite nõukogu raporti, mis augustis välja tuli. Ja miks ma nad kõrvuti võtsin, põhjus oli see, et Põhjamaade ministrite nõukogu oli oluliselt optimistlikum, siis tegelikult ka see SEI raport ei erinenud oma sisult sellest, mida ütles Põhjamaade ministrite nõukogu raport. Ja nad mõlemad ütlesid seda, et Põhjamaad ja Balti riigid võetuna tervikuna võivad olla regionaalselt energiasõltumatud ja samal ajal kliimaneutraalsed ja teenida sellest tulu 30 aasta perspektiivis. Sellel teesil on ainult üks kriitiline punkt, see on ajakriitiline. Ehk see sama vana hea asi, et esimesed ikka võidavad ja tagumised ikka maksavad. Täna ei saa, olgem ausad, täna ei saa üks pisike riik ka mitte ühtegi e-maksuametit selle raha eest, mille eest Eesti on saanud terve e-riigi. Meil on see kogemus endal olemas, see on haruldane, et ühes riigis on ühel põlvkonnal see kogemus olemas, et me suutsime teha midagi nutikalt, seadusruumi nutikalt kujundades. Nii, et sellest saime ise kasu, müüme seda teistele, mis täna teistele paistab hirmuäratava ülesande metsiku kulu poolen. Ja täpselt seda sama peame me ükskord veel tegema. Tõepoolest on vähe maailmas neid rahvaid, kus ühe põlvkonna jooksul tuleks 2 korda midagi sellist ette võtta. Aga meil on see kogemus olemas. Ja kui nüüd lugeda ükskõik kas SEI-d või Põhjamaade ministrite nõukogu, siis mida me selleks tegema peame? Tegelikult ei midagi keerulist. Me oleme seda nende samade tehnoloogiate osas alati osanud. Tuleb teha niisugust seadusruumi, et investeeringutel oleks meie kandis hea elada. Nii nagu meil on digilahenduste jaoks olemas seadusruum, mis kaitseb meid tehnoloogia maailmas, nii nagu üheski teises riigis seda ei ole, tänu millele me saame oma e-riiki usaldada. Täpselt samasugune tark, nutikas seadusloome peab meid aitama siin energiasektori juures. Ja mis võiks olla selle seadusloome komponendid, et kui me hakkame peale suurtest süsteemidest, siis loomulikult peab Elering ise ära tulema reservide turult ja kujundama vaba reservide turu. Niimoodi, et kliimasõbralikud lahendused saavad erasektori jaoks mõistlikuks investeeringuks siin piirkonnas. Et kui me mõtleme, et meil ei ole hüdrovõimsusi, lätlastel on, rootslastel on, siis me võime need hüdrovõimsused omale luua. Meil on rohkem kui üks Alexela projektis siinsamas lähedal on paljud ilmselt kuulnud 500 megavatti pumpjaam energiasalvesti. Kuumreserv, nagu selle kohta vanasti öeldi. Kuum see otseselt ei ole, aga ta reageerimiskiirus on piisav, et olla nii-öelda kuumreserv. Eesti Energia ise oma Estonia kaevanduse sulgemise projektiga 50 megavatti samasugust pumpjaama. Need asjad tulevad rahaga, mida tegelikult maailmas, nagu me teame, on palju, mis ei leia tootlikkust, sest meie maailmajagu ühest küljest olles väga kliimasõbralik ja innovatiivne, on teisest küljest vanade inimeste manner, kus on palju raha, mis otsib sellist mõõdukat kindlat teenimisvõimalust. Ka see asjaolu räägib täna meie kasuks, kui me kiiresti liigume. Seega me peame vabastama reservide turu ja looma aru saama, et see, kes selle turu täidab, peab olema erasektor. Sama plaan, sama mõte on ka Põhjamaadel ja loomulikult see reservide turg on meil ühine. Elering käivitab praegu pilootprojekti Põhjamaadega niimoodi, et me saame hakata juba täna
osalema sellel turul, kus tegeletakse tippude haldamisega, mitte tingimata tippuenergia tootmisega, vaid ka tarbimata jätmisega, hakkame katsetama vaikselt koos Põhjamaadega sellist paindlikkust süsteemis. Sest uus energiasüsteem, see, mille pealt seal teenima hakatakse, ongi see paindlikkus. Mida kiiremini sa suudad oma tarbimist reguleerida alla või üles vastavalt sellele, mis on parasjagu elektri hind, seda parem. Eestil jällegi on tohutu eelis, meil on tark võrk täna. Meil on kõigil kodus arvestid, mis tegelikult suudavad vajalike süsteemide arendamisel, mitte ainult tunnitäpsusega, mis on tänane energia hinna kujunemise välde Põhjamaade turul, vaid edaspidi veel täpsemalt. Ja ongi vaja täpsemalt, sest et Nord Pool hakkab 15-minutise tsükliga elektrienergiat arveldama. Kõik need võimalused on nagu täna olemas ja kes sellest rongist maha jääb, maksab ennast suhteliselt haigeks, et hiljem sellele rongile peale jõuda. Kõik, kes täna hakkavad kohe liikuma ja toimetama, nemad tõenäoliselt ei maksa. Ja sellepärast tegelikult ei olegi aus öelda, et üks investeerimistsükkel ju mahub veel vahele. Te olete märganud, siis eeldatakse ka, et riik selle investeerimistsükli veel teeb. Et eraettevõtja ise enam seda riski kahaneva turu tingimustes, mida on siis fossiilsel kütusel põhinev energeetika, teadmata regulatsiooni keskkonnas, sest see, et põlevkiviõli ei lähe täiendavate maksude alla, on teada meil ainult aastani 2030. Sa pead olema päris rumal, et sa sinna investeeriksid. Eriti, et nii SEI kui Põhjamaad ütlevad, et tegelikult ei ole selleks mingit vajadust. Sellepärast, et tehes lihtsalt rohkem seda, mille jaoks meil täna on kõik tehnoloogiad olemas, isegi ei ole vaja mingisuguseid uusi tehnoloogiaid leiutada, saame me hakkama regionaalse sõltumatuse ja kliimaneutraalsusega. Ja mina usun, et see on tehtav ja võimalik, kui me sellest ausalt avameelselt räägime, kui Riigikogu ja kohalikud omavalitsused viitsivad tegeleda nende regulatsioonide sättimisega. Sest selge on see, et olukorras, kus me räägime paindlikkusest võrgus, mitte ainult tarbija, vaid ka tootja poole peal, siis me ei räägi ainult suurtest tootmissüsteemidest. Me räägime ka mikrotootjatest. Ja see on otseselt juba teie tegevusvaldkond ja maa. Kuidas me selle turu niimoodi korraldame, et me oleksime inimestena rahul, et me saaksime sellest tulu ja ka ei rikuks taas kord omakorda keskkonda. Mul oli just pikem arutelu päikeseenergeetikutega, kus ma küsisin, et kas saaks välja töötada mingit standardset ilusat lahendust nendele päikese elektrijaamadele, sest et täna on need kiiruga üles visatud, et jõuaks veel vana toetuskeemi enne, kui see ära lõppes. Need päris koledad ja tihtipeale on nende paneelide alused on hooldamata ja see on ainult aja küsimus, kui inimesed ütlevad, et nad taha mitte ainult tuulikuid, vaid nad ei taha ka päikeseparke. Et on kohaliku omavalitsuse võimuses tõenäoliselt ja peab olema nende võimuses sättida asjad nii, et päiksepark tekib pigem hoonete katustele, hoonete seintele, mitte tingimata lihtsalt ilusale metsasele heinamaatükile, kuhu nad kipuvad tekkima, sellepärast et põllumaad, mis on suured põllumassiivid, sinna ei pane keegi päikesepaneeli, seal on kasulikum viis seda maad kasutada. Ainsad maatükid täna Eestis, mida ei tasu põllumajanduslikku tootmisse võtta, on väikesed metsaheinamaad. Ja siis need tihtipeale, nagu me praegu käime, me näeme, need on täis päikesepaneele. Jah, meil on vaja neid päikesepaneele, aga meil on nii palju katuseid, tööstushooneid, kuhu seda kõike saab paigaldada. Võib-olla jääb sellest väheks ja peab põllu peale ka panema, aga tõenäoliselt mitte, sest et kui me teame, et terve maakera kogu energiavajaduse rahuldaks ära Hispaania suurune tükk päikesepaneeli, siis tõenäoliselt ei pea me tegelikult tooma oma loodusmaastikke teistmoodi ohvriks selleks, et paigaldada päikeseenergiat. Meretuul. Jällegi ei ole vaja üldse jalgratast leiutada. Põhjamaad on kokku panemas Connecting Europe Facility juurde projekti siis energiavõrgust, mis asub meres. Ja piltlikult öeldes on tegemist siis energiaülekandesüsteemiga, mille pistiku otsi müüakse selleks, et sinna saaks meretuuleparke tekitada. Et võib-olla olete kuulnud sellest, Hiiumaa omast on kõik kuulnud, aga üks teine arendus on veel, see on Läti-Eesti ühisarendus. See võiks olla osa näiteks sellest võrgust. Ja meretuulepargid töötavad põhimõtteliselt niimoodi, et kahest otsast läheb kaabel maale. Oletame, et siis üks ots Eestis, teine Lätis sellel puhul. Ja siis toodetud tuul voolab nii-öelda sinna, kus parasjagu on hind kõrgem. Ja kui parasjagu tuult üldse ei ole, siis töötab see lihtsalt ühenduskaablina. Ja ka need ühendusi on meil vaja, nagu me teame, selleks, et olla hästi toimiv
energiavõrk. Nii et nagu me näeme, siis ei ole nutikatest lahendustest puudus. Et üks osa, mida me ei ole Eestis katsetanud, mida Põhjamaades ka soovitatakse, see on gaasi ja soojavõrkude salvestusvõimsus. Et gaasivõrkude salvestusvõimsus käib läbi vesiniku, kui nad on 100% vesinikuvõrgud, siis on nad ka tõeliselt loodust säästvad. Kui seal on vesiniku osakaal on väiksem, siis selleks, et seda ära kasutada, endiselt ikkagi CO2 heitmeid ka tekib. Aga põhimõtteliselt on võimalik üleminek. Mina ei ole ka täpselt aru saanud, kas see üleminek saab olla diskreetne või sujuv. Saab kindlasti olla sujuv, aga mis on need erinevad kuluargumendid, seda täpselt ei tea. Et siin on nagu mingisugune selline tehnoloogiline nüanss, mida täna veel nii väga ei katsetata. Ja teine on siis energiasalvesti kaugküttevõrkudena. Et minu teada on täna üks projekt Tallinna lähistel kaalumisel, vähemalt mõttefaasis, et luua selline, ma küsisin, kui palju on vaja selleks, et me suudaksime näiteks kuni jõuluni ilma juurde vett soojendamata Tallinna kaugküttevõrku täita. Vastus oli, et umbes Maardu järve, et umbes nii suurt veemahutit. Ka see on väga selgelt kohalike omavalitsuste teema. Ka need asjad vajavad menetlemist, detailplaneerimist, niimoodi tegemist, et nad ei riiva silma. Need on hästi olulised küsimused, mis tulevad teie õlule. Sellepärast, et Riigikogu saab luua üldise seadusandliku raamistiku, aga iga selline projekt asub ju mõnes omavalitsuses. Iga sellist asja tuleb pieteeditundega menetleda ja edasi liikuda, nii et see tehtud saaks. Ja ma väga loodan, et need, kes siia täna on kogunenud, on valmis neid asju tegema. Ja ma soovitaks küll, et hakkame täna juba kõikide selliste tehnoloogia nüansside peale, mis kohalik omavalitsust sunnib õppima ja arenema, mõtlema, sellepärast, et kuigi ma tean, et meil on palju madalal rippuvaid vilju, nagu öeldakse, eelkõige prügimajanduses, kus me arvestusmetoodikat muutes täidame oma eesmärgid ära, aga selge on see, et lõputult sa ei saa arvutada, ükskord sa pead hakkama nagu päriselt ka sorteerima, et raamatupidamisel on omad piirid. Mul on ka 2 haridust, üks on bioloogia oma, aga teine on finantsarvestaja oma, nii et ma tean, et lõputult ei saa, et üks hetk peab nagu päriselt tegema. Ja ka see ei ole meil kerge, ka see ei tule meil kergelt, et mina olen tükk aega mõelnud, et kas ei oleks tegelikult üldsegi mõistlikum prügivedu rahastada kohalikust maksust ja teha nii, et inimesed ei peaks selle prügi eest üldse mitte midagi maksma. Sellepärast, et see kindlasti tähendaks, et ei ole enam mõtet viia prügi metsa alla ja nõnda edasi. Me kõik oleme tõenäoliselt tüdinud nendest 3 ja 4 euroste lepingute haldamisest, kusagil nende suvekodus nende kinnipanemisest, ma ei tea, elektriarvete alusel talveks ja siis jälle lahti tegemisest ja nii edasi. Et see võiks olla pigem kohaliku maksuna nagu rakendatud, et olles ise ka selline mitme asukohaga, siis jumala eest ma parem maksaksin selle 12 korda 4 eurot kohaliku maksuna ära, kui et ma sebin selle lepinguga kogu aeg. Et ma arvan, et sellist inimesi on tegelikult päris palju, kes näeksid, et kohaliku maksuga prügiasjade lahendamine niimoodi, et tekiks võimendus sellest, et kohalik omavalitsus ikkagi oleks prügifirmade erasektori vastu nagu tõeline ja iseseisev partner, mitte just nagu vahendaja selle väikese kliendi, kes tõenäoliselt on, kes on nii pisike, et tal tõepoolest ei ole mingit turujõudu ja siis selle ettevõtte, kellel on suur turujõud vahel. Et ma arvan, et ka siin nendes valdkondades on meil kõvasti kohendamise ruumi. Ja muidugi on alati kohalikel omavalitsustel koos kohaliku kogukonnaga tohutu roll igamehe loodushoiu arendamisel. Et igamehe loodushoid, mis on tänavu olnud ka oluline märksõna. See on meid ju viinud tegelikult ülemaailmse teeme ära aktsioonini. Ja kui sulle tundub, et meie asjad on pisikesed, me oleme alati pisikesed, siis õnneks me oleme tihti katalüsaator. Et me oleme kindlasti Euroopa Liidus digiteenuste katalüsaator, me oleme olnud selle maailmakoristusprogrammi katalüsaator. Ja tema põhiväärtus võib-olla ei ole see, et me suudame niivõrd neid prügimägesid reaalselt vähendada, kuivõrd just inimeste keskkonnateadlikkuse nagu tõstmine. Aga julgustagu need näited, kus me juba oleme nagu maailma jaoks olnud millegi esile kutsujad, mõjutajad ja katalüseerijad. Mõtlema meid ka nagu selles aspektis rohkem, et ega see kliima soojenemine, kus me tundume oma 1,3 miljoni inimesega nagu ebaoluline. Kuigi tegelikult veerand promilli maailma majandusest, aga 0,5 promilli maailma saastast ei ole ebaoluline. Aga siiski me tundume endale ju väike ja vaene ka veel peale selle, mida me ka ei ole. Aga tegelikult ei ole see oluline, et meie oleme justkui väikesed ja et kui meie oma nagu saasta ära likvideerime või siin koos Põhjamaadega
kus on kokku 30 miljonit inimest Põhja-Baltimaad, selle oma saasta ära likvideerime, et siis see on nagu ebaoluline. See võib olla väga oluline. Sest võtame selle sama diginäite. Mina väidan, et Euroopa Liidul ei oleks täna EIDAS-süsteemi vastastikku digiallkirjade tunnustamiseks, kui Eesti ei oleks oma liivakastis neid digimänge mänginud. Ma arvan, et Euroopa Liit on umbes 20 aastat ees näiteks Ameerika Ühendriikidest just nimelt avalike e-teenuste arendamise mõttes, ühisel selgrool, nii nagu see meil käib. Ja see on sellepärast, et meie tegime. Ja ütleme, digiasjadega ei olnud kiiret. See planeeti ära ei riku, kas on digi või ta ei ole digi, et paberisääst on oluline, aga siiski. Aga kes ütleb meile, et kliimaküsimuses ei ole just nimelt see 20 aastat, see kriitiline hetk. Me ei tea, millal me ületame nagu selle joone, kus ökosüsteem väljub senisest tasakaalust, ei suuda, tegelikult ega ökosüsteemil ei olegi mingit huvi taastada meile sobivat tasakaaluolekut. Tema läheb rahulikult mõnda teise tasakaaluolekusse, mis lihtsalt homo sapiensile ei sobi. Et kahtlemata kõigil nendel on nagu õigus, kes ütlevad, et kliima on ju alati muutunud ja olud maakeral on olnud kuumemad ja süsinikdioksiidi kontsentratsioonid on olnud ka kõrgemad. Aga vaadake, need muutused on toimunud märksa pikema aja jooksul ju. Et piltlikult öeldes, kui maakera nagu on jahe koht ja Arktikal moodustub see jäämüts, siis leidub kuskil üks karumõmm, kes kohaneb, eks ju, eluks Arktikas. Meie tunneme teda jääkaruna, tal oli selle jaoks 10 000 aastaid aega. Temast on kujunenud täiuslik termos. Aga kui see termos nüüd peaks jahti pidama mitte jääl, vaid maal, siis ta saab kohe infarkti. Sest ta lihtsalt ei jahuta ennast, nii nagu teised loomad, ainult nina otsa kaudu. Tal ei ole antud praegu aega teisi neid 10 000 aastaid selleks, et kujundada endast mitte enam termos, vaid tavaline portselantass. Ja nii lihtne see ongi. Loomulikult võib ka öelda, et liikide väljasuremine on sama loomulik nähtus nagu nende tekke, seda ongi. Aga meil vist on kõigil mingisugune probleem sellega, kui see homo sapiens peaks olema see liik, mis välja sureb. Kõigil teistel muidugi hakkaks sellest kõvasti kergem, see on ka selge. Aga sellegi poolest lubatagu mul lõpetada sellise egoistliku noodiga. Et minu arvates homo sapiens võiks jätkata, aga selle jaoks tuleb jalad kõhu alt välja võtta. Tänan kuulamast.